Missuguseid kohalikke meediaväljaandeid te loete? Kohalik, ei loegi. Mitte ühtegi. Kas nagu ajalehte Koite tegelikult? Koitu loete? Vahest. Missuguseid rubriike? Ei oska täpselt öelda. Aga Lõunalehte? Ei. Olete kuulnud midagi Raadio Martast? Jah, kuulnud küll. Kuulate iga päev? Ei, ma olen raadios kuulnud, aga ma ei kuule seda. Olgu. Aga Põlvamaa noorteportaal? Mitu korda on räägitud sellest? Mis te teate üldse sellest? Tean, et see ongi noorteportaal. Olgu. Mida peaksid... Räägitakse kohalikest noorte tegemistest ja asjadest. Mida peaksid kohalikud või üldse meediaväljaanded tegema, et neid rohkem loetakse? Reklaamime ennast. Mismoodi? Postides üles plakateid, jutte levitama noorte seas, minust ses suhtes, et teavitama noori. Milliseid kohalikke meediaväljaandeid loed? Koitu ja siis loen Kõllaste vallalehte, aga see on kodukohas. Mis sa arvad, kas noored loevad piisavalt palju kohalikke väljaandeid? Ma arvan küll, aga selles suhtes, et see väheneb kogu aeg. Kas sa kuulad Raadio Martat? Ei. Mis võib olla põhjuseks? See, et ma ei kuula üldiselt raadiot ja kui raadiot kuulan, siis käib Elmar, mis on ema lemmikraadio ja see on autos. Mida oled kuulnud Põlvamaa noorteportaali kohta? Esimest korda kuulen. Milliseid kohalikke meediaväljaandeid loed? No alustades Koidust, lõpetades igasugused interneti meediaväljaanded ja kajastused ja asjad. Mis sa arvad, kas noored loevad piisavalt palju kohalikke väljaandeid? Paraku ma kaldun arvama, et ei. Tänu just sellepärast, et tänapäeval on maailm nii internetistunud, et kõik info, mis nad kätte saavad, on seotud just internetiga. Et paberväljaandeid, ma kaldun arvama, et noored ei loe paberväljaandeid väga palju. Aga mis sa arvad, mida võiks teha, et noored hakkaksid rohkem lugema paberväljaandeid? No ma usun, et mida tegelikult võiks teha, on see, et võiks teha mingi noorte rubriigi või küsida, kirjutada noorte enda arvamusest, kas või mingisugused portreelood või mis iganes, et mis ka noori kõnetaks ja mis neid huvitaks. Kas oled kuulnud midagi Põlvamaa noorteportaalist? Ja olen kuulnud. Ja mida? No ma olen noorteportaalis kuulnud just seda see meediasüsti projekt, mis on nüüd ja ka samuti seda autahvlivärki, see on väga lahe, väga kihvt. Aga kuidas sul lood Raadio Martaga? Kas see on sinu arvates populaarne Põlvamaa noorte seas või ei ole? Paraku ma kaldun ikkagi arvama, et Raadio Marta on välja suremas, olgem ausad. Missugused ajalehti sa loed? Postimeest, Õhtulehte. Rohkem ei loegi. Aga kohalikud lehed? Koitu, Lõunalehte. Koit ja Lõunaleht. Kui tihti sa neid loed? No siis, kui seal midagi huvitavat on, siis loen. Missugusel perioodil on huvitav, kas sügisel või talvel või? Ma ei tea täpselt. Missuguseid rubriike sa sealt loed? Kas kõike või eelistad mõnda? Spordi osa. Aga noorteportaal, räägi mulle sellest. Ma ei tea sest midagi. Okei. Mida peaks tegema meediaväljaanded selleks, et noored seda rohkem loeksid? Ma ei tea täpselt. Midagi sellist, mis peaks lugema, seda peab tegema. Raadio Marta, kas sa kuulad seda? Väga harva. Mis saadet sa sealt kuulad või mis muusikat? Ma ei tea, kui sealt mingit normaalset muusikat tuleb, siis kuula, nagu muidu mitte. Milliseid maakonna väljaandeid tead? Koit, Vallateataja. Ma ei tea rohkem. Kui tihti kuulad Raadio Martat? Mitte eriti tihti. Aga miks? Sest et ma ei viibi nii palju kodus ega kuskil, et ma saaks kuulata.
kas sa oled kuulnud midagi Põlvamaa noorteportaalist? jaa. Mida? No, et korraldab konverentse ja üritusi ja olen laikinud seda lehekülge Facebookis. Mis sa arvad, kas noored on piisavalt teadlikud kohalikest meediaväljaannetest? Mitte just eriti, ilmselt nii palju, kui Facebookis liigub. Ja miks sa arvad, et noored ei loe kohalikke lehti? No kindlasti on noori, kes loevad, aga on palju, kes ei loe, sest et neid ei huvita see äkki. Ja on nii palju muid tegevusi ka, et ei jää aega. Mida te üldse loete Põlva maakonna lehtedest? Midagi. Siis kui endast on midagi kirjas, siis Missugused ajalehti te üldse teate Põlvas? ei teagi. Koit, Ja kui tihti sa seda loed? suhteliselt harva, Miks harva? sest minust ei ole seal palju. Või siis tuttavatest kellegist. Põhiliselt enda tutvuskonnast loen. Väga palju ei loe. Aga Põlvas tegutseb ka raadio nimega Marta. Et kas sellest tead midagi? No vähekene ikka. Kuulad? Vahel satub. Mis saateid sa sealt kuulad? Ei kuula saateid, laule. Nii et hea muusika. No vahel on. Põlvamaa noorteportaal, kas oled sellest midagi kuulnud? Ei ole. Mitte midagi. Ei ole. Kas sina oled midagi kuulnud? Ei. Missugused ajalehti te loete Põlvas? See Põlva teatab, mis ta on. Aga Koit, Vahetul kodus on, siis loen, jah. mis rubriiki sa loed? Ma ei tea, Aga Lõunaleht, ei loe. miks mitte? Ma ei tea, mul ei ole käi seda kodus. Oled kuulnud midagi Põlvamaa noorteportaalist? Olen kuulnud küll, aga ei tea, mis asi see on päris. Täpselt. Et tuleks uurida selle kohta rohkem, jah? Okei. Mida peaks kohalik meediaväljaanne tegema, et neid rohkem loetakse? Tasuta jagama. Olge, aitäh! Mis lehti te loete? Ei loegi. No oleneb, ma väga ei loe, aga kui mingi põnev asi on, siis ma loen. Aga kas te teate midagi Põlvamaa lehest Koidust? Jaa. Jaa. Kui palju, mitu korda te nädalast seda loete või kas te üldse loete? Mu ema loeb ja ma ka vahepeal vaatan. Vahepeal. Kas te teate midagi Põlvamaa portaalist? Ei. Ei, pole kuulnud. Aga kas te teate midagi Põlvamaa noorteportaalist? Ei. Ei. Ma võin teile need leheküljed anda, te võiks kodus vaadata. Põlvamaa portaali lehekülg on www.polvamaa.ee ja Põlvamaa noorteportaali lehekülg on www.polvanoored.ee. Et missuguseid kohalikke ajalehti te loete? Koitu vahepeal ja seda koolilehte ka, mis siin tehakse. Sina? Mina loen ka Koitu ja midagi erilist ei loegi. Kui tihti te loete Koitu? Üle nädalat. Vahepeal ainult. Ja missugused uudised teile sealt meeldivad? Spordiuudised ja igast need krimivärgid. No ma loen alati kõike, ega mul ei ole nagu siukest lemmikut. Põllus tegutseb ka selline raadio nagu Raadio Marta, tead? Jaa, väga head laulud on seal. Sina? Jaa. Meeldib? Missuguseid saateid sealt kuulad või lihtsalt kuulad muusikat? Muusikat. No ma kuulan ka muusikat ainult. Põllus on ka selline asi nagu noorteportaal, tead? Olen kuulnud, aga lähemalt midagi tea. Mis sa oled kuulnud sellest? Et mitte väga erilist, aga lihtsalt sõbrad kasutavad seda, käivad. A sina? No ma olen ka kuulnud sellest natukene, aga nagu midagi eriti sellest ei tea. Mida peaksid tegema ajalehed, et noored neid rohkem loeksid? Midagi rohkem särtsu või midagi. Sennast suurt Põlva tegevust teha. Nagu et rohkem noortega seostunud uudiseid, jah?
sina? no tegelikult sama asi, et võiks nagu natuke lastele ka midagi olla, et muidu on niisugused nagu vanemate inimeste uudised. Nagu mingi lastenurk? Pigem ikka nagu noortele selline suunatud. Oleme nüüd kinni püüdnud Põlva Ühisgümnaasiumi õppealajuhataja ning küsime talt paar küsimust. Et missuguseid kohalikke väljaandelehti te loete? No ma loen kohalikku Koitu ja vallalehte. Aga Koidus, mis rubriiki te loete? No tegelikult loen ma selle Koidu otsast lõpuni läbi ja ma alustan tavaliselt esimesel leheküljelt. Mu lapsed küll alustavad alati surmakuulutustest, kui nad kodus käivad, aga mina loen kohe algusest peale läbi. Aga Lõunaleht? Lõunalehte loen ma harva, ta lihtsalt ei ole mul tellitud ja poest ma tavaliselt ei osta, ma käin nii harva poes. Olgu, aga kas olete kuulnud sellisest lehest nagu Noorteportaal? Sellisest ajalehest ma küll kuulnud. See on veebisait? Ja, seda veebisaiti ma olen vaadanud ja seda ma tean, loomulikult. Olete näinud ka viimasena tekkinud sinna autahvlit? Jaa, olen näinud seda. Ja mis te arvate sellest? Minu meelest väga äge ja tore ettevõtmine ja peaasi, et sinna ainult juurde tuleks neid tegijaid, keda sinna välja panna.